Ja kiire ülevaate Arcis Enterprise'i uuendustest. Et Arcis Enterprise on siis tegelikult selline terviklik KISS-i platvorm, mida te saate paigaldada oma enda serverile. See server võib olla teil endal kuskil majas või olla renditud pilveserver, aga põhimõtteliselt te ise haldate seda. Ehk siis ka see geoandmebaas, keskne andmebaas on ka teie hallatud, ehk siis enamasti suuremal organisatsioonid, nendel ongi Arcis Enterprise. Väiksematel tihti piisab online'i võimalustest. Et need Enterprise'i online, ütleme, see kasutajaliides teatud määral, üsnagi suurel määral tegelikult isegi kattub. Online uueneb iseenesest, Enterprise'i me uuendame ise siis, kui meil on õige aeg seda uuendada, me soovime seda uuendada. Praegu me siis oleme versioonidega sealmaal, et 11.5 on enamus meie Eestis siin klientidel paigaldatud. Väljas on 12.0, mis siis tuli eelmise aasta lõpus, mis on lühikese toeperioodiga 1 aasta nii-öelda siis on väljas. Ja nüüd siis maikuus tuleb 12.1 versioon, mis on pika toega, 4 aastat. Et soovitaks teil selle peale üle minna, siis te saate kõik need kõige uuemad võimalused. Ta tuleb nüüd ilmselt siin nädala 2 jooksul välja, aga ei soovita võib-olla kohe esimese nädalaga minna oodake. Sügisel on võib-olla mõistlik 2-3 kuud, et võib-olla mõni tarkvara viga parandab ära. Aga tõenäoliselt see on see versioon, kuhu peale te soovite minna aasta teises pooles. Ma olen põiminud siia neid uuendusi nii 12-st, mis siis tuli eelmise aasta lõpus, kui ka 12.1, mis tuleb nüüd. Ja siin on mõned asjad nagu esile toodud, mida võiks nagu mainida siin, et Arcis Data Pipelines tuleb siis ka Arcis Enterprise, et seda on juba siin küsinud ka, Frank, sa vist küsisid, ja et ta on 12.0 olemas betana, aga 12.1 on ta siis täiesti nagu sellise ametliku versioonina. Ma näitan online'i peal, aga siis Enterprise'is on see samamoodi näeb välja, et teil on nupp Arcis Data Pipelines ja mida ta teeb, siis ta võimaldab teil andmete töövooge graafiliselt esitada ja käivitada. Et näiteks selline näidis töövoog on mul siin Tõnise tehtud, pärast saate küsida tema käest täpsemalt, mis siis võtab faili, kus näiteks andmed uuenevad teatud ajal, te saate mingisuguse faili, see on Excel, see on CSV, mis iganes formaadist ta teil on. Te saate regulaarselt uue faili versiooni ja te saate siis selle nii-öelda lugeda sisse oma töövoogu. Te saate valida sealt failist, mis andmeid te soovite, te saate valida sealt failist näiteks, milliseid välju te soovite, te saate luua mingisuguse ruumi geomeetria ja kirjutada näiteks need andmed, mis uuenenud andmed on kusagile kaarditeenusesse. Üks näidis nagu töövoog. Aga selline graafiline liides, te saate lohistada sinna sisendid, väljundid, mingisugused protsessid ja seda siis käivitada kas ajatatult või manuaalselt. Et see on 12.1 nagu olemas. Ilmselt väga praktiline viis andmete uuendamiseks. Siis esile toodud on meil veel tugevdatud turbehoiak. Alati versioonide uuendusega tuleb parem turvalisus kaasa. Pange need hoolduspakke, pange turvalispakke peale, mis pidevalt peale tuleb. Näiteks on siis nüüd selle versiooniga võimalik kõiki kasutajad sundida mitmik sellele topelt audentimisele, et mobiiliga ka nii-öelda MFA audentimine. No, eile siin Ivo avaldas oma parooli Kiisu-Miisu 123, et tõenäolisega me peaks nüüd selle siis enda ka organisatsioonis peale panema, et kõik kasutavad nii-öelda telefoni kinnitamiseks, jah, see olen mina, et login sisse. Et kui paroolid lekivad, ei piisa ainult sellest paroolisteks. Siis üks pool, mis on tugevalt nüüd järele aidatud, on just siis täiestud jälgivus Metrix API-abilek teenuste kasutatavuse jälgivus, et me saame teada, kes kasutas, millal kasutas, me saame teada, kui kiiresti meie kaarditeenused reageerivad kasutajate päringutele, kas meil on kuskil pudelikael, et hästi palju erinevat statistikat, mis salvestub Grafana baasi, Prometheuse baasi, mille pealt saab luua Grafana töölaudu. Kui kellelegi ütlevad need märksõnad, siis need on toetatud nii-öelda nüüd. Siis üks asi on, et täiustatud vastuste vahemällu salvestamine. Kui teil on kaarditeenused, need võivad olla tihtilugu suured mahukad, seetõttu ka natuke aeglased. Info pärimine pidevalt võib võtta aega, siis siin on nii-öelda uus funktsionaalsus tulekul vahemälu juhtimine,
ehk keegi teeb päringu, see info talletatakse vahemällu, järgmine inimene läheb, ta saab juba kohe selle sama pildi, tal ei hakata serveri peal genereerima uuesti seda pilti. Ja teil on siin näiteks seadistus ka, et te saate määrata ära, mis aja tagant seda infot värskendatakse. Et kui teil on staatiline info, pange rahulikult tund ja kõik on väga hästi. Kui teil on uuenev info, siis saate panna detailsemalt selle nii-öelda aja intervalli lühema. Siis, mis meil veel oli siin? Dokumentatsioon loomulikult uueneb loogilisemalt, paremalt kõik üles ehitatud ja pidevalt arenev, et see kõik, mida tegelikult Ranel näitas ka, see online'i pool, kõik seal kurvidega joonistamine ja need võimalused seal arcade'iga ja kui te uuendate Enterprise'i, siis need kõik tulevad teile ka kaasa. Et online uueneb, need asjad on seal olemas ja Enterprise'i uuendamiseks saate te endale ka need funktsionaalsused. Siin on kõik veel lahti kirjutatud, et kunagi endale slaidid saate, siis saate kõik selle läbi lugeda. Et ka see sama, mida ma näitasin siis seal eile, et sisu metainfo uuendamise AI on olemas. Nüüd praegu siin, eks see oli, kui te lähete oma teenuse juurde ülevaate lehele, et siin on soovita ja siis saate genereerida selle metainfo. Kohe tuleb pilt tagasi, on olemas. Et ülejäänud AI tuleb aasta lõpus Enterprise'i. Kõik need, mis me oleme näidanud, et arcade'i abilised ja kõik see muud on siis olemas saadaval aasta teises lõpus novembris ilmuva versiooniga. Ta töötas ka kenasti. Siis vaatame edasi. Haldusliideses on uuendused. Näiteks üks praktiline asi, võib-olla näitan ära kohe siit. Võtame siit liikmed. Et tihtilugu on küsitud, et meil läks töötaja ära, tahaks tema sisu, tema grupid, tema rolli kellelegi teisele üle anda, aga varasemalt oli see kohmakas, et tuli ükshaaval vaadata, mis sisu tal on ja kuidas seda tõsta ja kuidas neid gruppe liigutada ja kõik eraldiseisvalt. Siis nüüd on siin võimalus kasutada kanna liige üle nii-öelda menüüpunkti, mis avab meile viisardi. Et kui Ranel on meil lahkunud siit AlphaGIS-ist, siis me saame näiteks Nilsile kõik üle tõsta kenasti. Kas hoiame konto alles või kustutame ära, siin on kasutajatüübi, litsentside pool ja ka sisu, grupid, kõik on sellise viisardiga võimalik nagu lihtsalt üle kanda. Et ei pea kuskile minema otsima, mis sisu tal on ja mis litsentsid tal on. Selline praktiline viis. Praegu ei ole, tuleb. On ikka praegu ka? Praegu, jah, juba see on, jah. See oleneb, mis versioon on nagu ka sellest Enterprise'ist. Jah, 11.5 on. Jah, 11.5 ja teil on 11.5. Jah, 11.5, teil peaks olema juba olemas, jah. Just, et selline praktiline viis. Ja samuti on siin Esri pidevalt muutnud ka töölauda, kus te saate ülevaate nii-öelda oma sisu kasutatavusest, siin on erinevad diagrammid Enterprise'i poole peal. Ja siis on ka siin olemas aruanded, inglise keeles on ta reports, oleneb, mis keeles teil Enterprise on. Ja seal on võimalik siis genereerida erinevaid CSV väljavõtteid teie sisust, et kas see on siin uuenev pidevalt. Nagu Ranel näitas juba, et nüüd 12 versiooniga saate ka siis need animeeritud leppemärgid. Näiteks on siis haiglaid siin südametega visualiseeritud, on võimalik interaktiivsemaks kaarte muuta, siis samamoodi on siis nii-öelda see kalender, kuumkaart, siin on kenasti näha, et siin on siis õnnetused joobes peaga, et reede õhtud, laupäevad tuleb kenasti välja, et selline huvitav visualiseerimisviis, kui teil on nagu ajatempel andmete küljes, siis kindlasti proovige, kuidas teie andmete peal see toimib. Redigeerimised, nagu Ranel näitas, splitid, merged, kaarte joonistamine. Aga kas see kaarte joonistamine ei tekita probleeme? Kas nad on käändupunktidega või nad on piispleinidega? Te teate, härrased? Jaa, nad algud jäävad ikkagi kaarena, need on võimalik ümber muuta ka käändupunktideks pärast. Aga see on nii ohtlik. Sellel on oma tohud ka. Sellel on väga suured ohud. Nii et tundub läbi. Pärast siis ruumi analüüs.
ja 3D-s ka, et eile Kristiin näitas efektseid 3D pilte, siis samamoodi nende versioonidega tulevad siis need nii-öelda see üleujutussimulsioon, voo nii-öelda siis simuleerimine 3D-s. On see siis tuul, on see õhuvool, on see veevool, et siin on fantaasia ainult piiriks, et kuidas te saate neid siis endale siia jooksma panna, aga üsna efektne võib-olla selline avaliku rakenduse tegemiseks, kui teil on vastav andmestik, mida visualiseerida nõnda. Ja Gaussensplats ka siis see detailne nii-öelda võib-olla tehnoettevõtetele, kelle on oma sellised rajatised, siis üsna ka selline visuaalselt atraktiivne ja detailne viis on andmete presenteerimiseks. See tuleb ka siis 12, 12.0, 12.1 versiooniga. Vaatame edasi. GeoEvent server kaob ära, kes kasutab meil, Transpordiamet kasutab, Tartu linn kasutab. GeoEvent server kaob ära järgmise aasta teises kvartalis on viimane versioon ja peale seda rohkem ei tule. Et seetõttu, kes kasutab, kes on planeerinud alustada kasutamist, siis tasub migreerida üle uuele lahendusele Velocity server. Kas see tuleb siis kaasa nagu selle serveri litsentsiga? Jah, see peaks olema umbes niimoodi, et nüüd need, kellel on õigus GeoEvent serverile juunikuuga, need saavad endale paralleelselt siis Velocity serveri litsentsi juba ka MyEsrisse, ehk saavad hakata paigaldama, testima, vaatama, kuidas see nagu välja näeb. Et jah, ta mingil hetkel on siis paralleelselt niimoodi aasta aega on võimalik nagu proovida. Aga idee on tal sama. Reaalajas suur andmete vastuvõtt, nende andmete analüüs, et kes teab, siis vanasti oli GeoAnalytics server eraldi ja siis GeoEvent server. Need olid nagu 12 komponenti, need on kokku pandud, et see analüüs toimub ka nüüd Velocity serveris. Okei, kas see tähendab, et võib selle GeoAnalyticsiga kinni ära panna? Jah, selle võib ka kinni panna. Et need on ühes keskkonnas. Eraldi server tõenäoliselt on nõue, et ta oleks, et see võimsus saada kätte, aga jah, nad on samas, et analüüsid toimuvad ka siin. Aga muidu jah, samamoodi te saate kõik need sõnumid välja saata, on see siis SMS-id, emailid, Kafkasse, Rabbit MQS-e, kusagile teistesse süsteemidesse, stream-teenus, live mummukesed, tribukesed jooksevad igal pool ja suurandmed, tuhanded ja tuhanded andmed sekundis, kõik on toetatud. Miks veel uuendada? Arcis Experience Builder uueneb ja kindlasti see on põhiviis, millega te loote kaardirakendusi, ehk te saate kõik kõige uuemad widgetid, moodulid ja samuti siis olemasolevate moodulite täiendused. Kes kasutab Autodesk Construction Cloudi, BIM 360 mudeleid, siis 3 uut widgetit, täpselt just ainult nende jaoks on siis ka 12 või 12.1 nendest versioonidest. Et saate ka need võtta siis kasutusele ja integreerida oma teiste süsteemidega. Siia on võib-olla palju ei keskendu, mis nad täpid uuenevad. Need on need kiirrakendused, paari klikiga saate teha neid erinevaid mallide peale, olenevalt teie nii-öelda siis soovidest. Aga üks, mida siis võib-olla esile tuua, et ka FieldMaps uueneb, see on siis välitöö rakendus, ühendate oma FieldMapsiga teie Arcis Enterprise portaaliga. Ja nüüd siis, võib-olla teate või mitte, aga ennem oli Arcis siis Workforce kaardi rakendus töökäskude loomiseks, haldamiseks, siis seda enam ei ole ja need töökäsud on siis integreeritud FieldMapsi, et selle jaoks on siis need töövood seal. Et on FieldMapsi enda funktsionaalsus pluss siis ka Workforce'i funktsionaalsus on sinna juurde